Briti politsei on täiesti hullumeelne. Me kõik oleme näinud, kuidas Ühendkuningriik on üle võetud ja kuidas sissetungijad lihtsalt kontrollivad tänavaid. Ja ikkagi, kuidagi. Briti politsei arvab, et nad peaksid oma aega kulutama, ma ei tea, kas siis puudega inimeste või meeste arreteerimisele, kes on ostnud uusi pesapallikurikaid, mis on neil endiselt poest kaasa võetud ja kilesse mässitud selja taga. Või, ma ei tea, naine, kes jalutab rahulikult oma koeraga, sest see solvab islamiste. Või näiteks vanem veteran, kes võitles Ühendkuningriigi eest, või mees, kes on postitanud midagi sotsiaalmeediasse. Vanaisa, kellel on südameprobleemid. Või see vanaema, see ohtlik vanaema. Ja nii edasi. Ja seetõttu, kuna nad on nii naeruväärsed ja keskenduvad hulludele asjadele, ei ole üllatav, et sissetungijad ehk immigrandid ei võta neid tõsiselt ja tunnevad end mugavalt neid pekstes, mis on samuti uus nähtus, mida me näeme Ühendkuningriigi tänavatel. Me räägime sellest kõigest. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen Iira Kei, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et meid jälgida ja aidata sõnumit levitada, sest me räägime sellest, mis läänes toimub. Mis toimub meie tänavatel? Ja ma ütlen tihti seda, tantsuks on vaja kahte. See ei ole ainult sissetungijate süü, kes üritavad Ühendkuningriiki tulla, vaid ka valitsuse ja politseinike, kes seda võimaldavad ja lasevad sellistel asjadel juhtuda. Nad mitte ainult ei võimalda seda, vaid kulutavad oma energia valede inimeste arreteerimisele. Ja täna räägime mõnest kõige pöörasemast politseiloost, mis Ühendkuningriigist tulevad. Ja alustame sellega, ma ei tea, mulle tundub, et vanaemade arreteerimine on midagi, mis paneb enamiku meist tundma, et midagi on valesti. Me ei räägi terroristidest vanaemadest, vaid tõeliselt armsatest vanadest vanaemadest. Üle 20 Briti politseiniku, mõned neist kandsid hijabi, arreteerisid 2 90-aastast naist. Briti politsei paneb kogu maailma naerma ja jah, see oleks naljakas, kui see poleks nii arulage. Nii et need on nad selle vana nasi, see on all idee. Hei. Ja, hei, ma olen taga. Vaata, kui nõrk ta on! Lase tal minna. Natuke vastupanu, eks. Ma tõesti tahaksin teada. Huvitav, kas kommentaarides antakse meile kontekst, miks neid inimesi arreteeritakse? Mis toimub? Ei. Miks peaks Briti politsei arreteerima 2 90-aastast naist? Ei, siin ei ole midagi kirjas. Selle kohta pole midagi öeldud. Ma ei tea, mille vastu nad protestisid või miks nad seal olid. Võib-olla on see isegi midagi, mille vastu ma poliitiliselt olen. Aga pilt sellest, kuidas vanemad politseinikud arreteerivad 90-aastaseid naisi, on lihtsalt üks neist asjadest, mis ei tee neile mingit teene. Mitte mingit. Ja ma ei suuda seda taluda. Aga vanad naised ei ole ainsad, keda arreteeritakse lihtsalt sellepärast, et nad on avalikel üritustel. Sa räägid eakatest meestest, kes on kodus ja haiged. Okei. Sellel mehel on vanaisa, kellel on südamehaigus ja kes postitas midagi Facebooki. Ta postitas sõna otseses mõttes oma mõtted Facebooki ja need inimesed kulutasid oma ressursid, et tulla teda arreteerima. Kuula seda. Okei, või siis... Mis mõttes ma ei tohi üldse alkoholi juua? Okei, ma ütlen sulle. Okei, kell on 20.03. 1440. Ma arreteerin sind elektroonilise sidevõrgu ebaõige kasutamise kahtluse tõttu. Miks? Communications Acti paragrahv 127, eks. Sa ei pea midagi ütlema, see võib sinu kaitset kahjustada. Kas tahad midagi mainida või hiljem täiendada? Vaata. See lihtsalt kõlab nii rumalalt, kui räägid vana mehega ja ütled midagi sellist. See sidevahend, mida sa oled kasutanud, see oli sobimatu käitumine vastavalt 127. sidekäitumise seadusele. Ja seetõttu oleme otsustanud teid vahistada teie ühiskonnale ohtliku ähvarduse tõttu. Ma mõtlen muidugi, kohe näeme, kuidas nad vahistavad puudega inimesi. Nad vahistavad inimesi, kes ostavad poest uusi asju. Ja nad vahistavad inimesi, kes jalutavad oma koeri, sest koerad solvavad islamiste. Jõuame selleni kohe. Nii et ma arvan, et see ei üllata meid eriti, et nad vahistavad mehi, kes on postitanud midagi sotsiaalmeediasse. Ma arvan, et sa ütled võib-olla kutsuda kiirabi. Kas sa saad sellest aru? Nii, et mind tegelikult arreteeritakse. Sa viid selle veejaama, eks? Jah. Okei. Seoses mõningate kommentaaridega, mida sa oled Facebooki lehele Siin kõik kokad. Facebooki kuritegu, jah? Okei. Nii et see ongi sõna otseses mõttes Facebooki kuritegu. Pea meeles, et me ei tea, mis kontekstis ta kirjutas, välja arvatud juhul, kui ta kirjutas midagi sellist nagu ma lähen ja tapan kellegi. Millise kommentaari pärast võiks üldse kedagi vahistada?
aga unusta see. Mõelda vaid sellele, et on olemas terved osakonnad, kes keskenduvad inimeste sotsiaalmeedia läbikammimisele ja siis nende kodudesse minekule. Ma mõtlen lihtsalt see, kui palju maksumaksja raha ja ressursse selliste asjade peale raisatakse, tuletab jälle meelde, miks te politseinikud saavad immigrantidel peksa nagu selles videoseks. Vaata seda siin. Nad võitlevad presidendi vastu. Nad ründavad politseid, sest nad teavad, et saavad sellest pääseda. Sest nad teavad, et kui need politseinikud tunnevad end piisavalt kindlalt, et minna arreteerima, ma ei tea, eakamaid vanaemasid ja nii edasi, siis nad tegelikult ei jää rassismi tõttu, sest need inimesed on julgenud midagi öelda, mida nad ei ole. Vaata, nad ei tee nende inimestega midagi. Ja nii saavadki nad sõna otseses mõttes neid politseiautosid rünnata ja sellest pääseda. Mis on midagi, mida igas riigis peedaks kohutavaks kuriteoks? Sa ei tohi politseiautosid rünnata, aga nagu see postitus ütleb, nemad juhivad siin. Ja just see ongi nende kohutav käitumine. Nad arreteerivad vanemaid mehi sotsiaalmeedia postituste pärast. Me peame mõned küsimused küsima. Õige. Kas sul on midagi taskus? Hei Joe! Mind arreteeritakse Facebookis postitamise eest. Need on solvavad, nilbad ja inimesed on selle kohta kaebuse esitanud. Kas te saate mulle öelda, mis see kommentaar oli? Ei. Olgu, teeme siis nii, jätame selle. Hästi. Ma mõtlen, kui piinlik see ikka on. Keegi kaebas su Facebooki kommentaaride üle. Aga jälle, neile meeldib vanu mehi taga kiusata. Vaata neid sõjaveterane. Saad seda käes hoida, saad sellega lehvitada. Lihtsalt. Nad ei tekita tõketega mingisuguseid probleeme. Jah? Hoidke oma lippe. Lihtsalt, mitte tõkete küljes. See on kõik. Ja naid hoiatatakse selle eest, et nad hoiavad oma lippe tõkete küljes, eks. See on nii rumal ja lihtsalt nii tühine asi, mille pärast inimeste peale pahandada. Ja sa räägid sõjaveteranidest. Vaata neid mehi. Neile ei öeldud mitte midagi. Küsimus on nendele tõketele kinnitamises. Ma tean, aga ta juhib mootorsõidukit. Me räägime neist. Vaata, asi pole liikumises. Ma lihtsalt annan aluse. Nii hale. Aga see siin on ausalt üks mu lemmikutest, sest see naine jalutab koera. Ja talle öeldakse, et ta peab oma enda tänavalt lahkuma, sest ta jalutab koera. Ja siin te ei üllata, kui kuuled, et põhjuseks on see, et läheduses toimub islamistlik protest ja koeraga jalutamist peetakse solvavaks. Jah, jälle need vasakpoolsed ja nende torisemine. Ma ei taha, et mulle helistataks. Me teeme ära. See on kontroll. Parandan Nii ei tohi, sa ei saa midagi öelda. Mitte midagi. Jätka Fort. Ma ründan vasakpoolset igal juhul. Absoluutselt. Mida sa mõtled? Sul pole piletit. Britid ütlevad, me armastame sind. Sa ei lähe sinna poole. Vabandust. Poisid, 12 palun. 12 kohe. Meid ei kutsuta selliste asjade pärast. Ja nüüd politsei küsib meilt. Ja nüüd seadus. See lihtsalt hämmastab mind. See sisu hämmastab mind. Ja nagu kutid, see on tõesti naeruväärne. Näete, see mees arreteeriti, muide ta vabastati nüüd, aga mees arreteeriti Manchesteri politsei poolt, sest ta kandis pesapalli kurikat, mis oli endiselt plastikus. Ta oli selle just ostnud. On nüüd vabastatud ja kõik süüdistused on tühistatud. Fakt, et nad üritasid teda arreteerida, nagu ta kannaks relva. Ta oli lihtsalt poest pesapalli kurika ostnud. See on endiselt plastikus. Ja nad üritasid teda arreteerida, sest ta nagu kannab relva. Mis neil politseinikel viga on? Oleime, et britid tunnevad, et neil pole kedagi, kes neid kaitseks. Sest mis asi see on? See ei ole ainult üks salvestis. See ei ole ainult üks video. Me näeme nüüd, et neid sündmusi on kümneid ja kümneid, mis on üles võetud. Protestijad blokeerivad koridori ja piiravad juurdepääsu puudega inimesele. Politsei seisab kõrval ja ütleb puudega mehele, et ta läheks tagasi ja valiks teise tee. Uskumatu. Sa ütled, et kui juhtkond oleks neile öelnud, et liikuge, palun lahkuge sellest kohast. Ei eemaldaks neid jõuga, lihtsalt sellepärast, et nad protestivad. Ei, nad protestivad rahumeelselt. Aga jah, mina protestin rahumeelselt, sina mitte. Kas sa räägid sellest, et nemad protestivad? Nad ei liigu, nad lihtsalt istuvad seal. Sa saad neist mööda minna. Kui ma küsin, nad on üks neist. Sa võid küsida ühelt meist ja me toome sulle need asjad, mida soovid. Vaata, politseinik käitub väga lugupidavalt, aga jälle jõuame sama mõtteviisi juurde. Mõtteviis, kus kardetakse tegelikult õigeid väärtusi kaitsta. Kui sul on puudega mees ja hulk inimesi protestib ning blokeerib vahekäiku, politseiniku töö on öelda, et vaadake, neil meestel on õigus protestida, aga minna nende juurde ja paluda, kas te lubaksite sellel puudega mehel läbi minna, mitte öelda sellele puudega mehele, et ta ei saa seda teha, sest protestijatel on õigus
õigus tema vahekäiku blokeerida. See on lihtsalt nii paigast ära. See politseinaine, kes ei tahtnud, et see naine võtaks oma koera ja kõnniks läbi, võis teda kaitsta, sest ta teab täpselt, mis juhtub sellise naisega, kui ta kõnnib läbi islamistide rahvahulga. Aga samal ajal on fakt, et need politseinaised ja mehed on nii mugavalt valmis seisma valede asjade eest. Võib-olla ongi nii, nagu see vanem mees oma Facebookis kirjutas, oli täiesti vale ja tõesti ebaseaduslik ning neil oli täielik õigus ta arreteerida. Ja võib-olla need vanad sõjaväelased, kes lipu lehvitasid, tegid midagi ebaseaduslikku. Ja võib-olla need 90-aastased naised tõesti tegid midagi ebaseaduslikku. Kõik on võimalik. Aga fakt, et ressursse selle peale kulutatakse ja kasutatakse, selle asemel, et tegelikult kaitsta britte selle eest, mis toimub, see ongi see, mis mulle arusaamatuks jääb. Sest ma tuletan teile jälle meelde neid videoid, kus politseinikke ründavad migrandid, need sissetungijad, kes on tulnud siia, sest nad on kindlad, et need politseinikud ei tee mitte midagi, et neid peatada. Ja need mehed on hirmuäratavad, eks? Nad on hirmuäratavad. See on hirmutav vaatepilt. See on hirmutav vaatepilt ka politseinikule, aga tavalise inimesena, kes lihtsalt Ühendkuningriigis ringi kõnnib, on seda veelgi hirmutavam näha. Ja just see nähtus ongi see, mida sellised teod otseselt võimaldavad, sest nad ei loo mingit heidutavat mõju, mida politseinikud peaksid tekitama. Ja ma arvan, et pole üllatav, et inimesed peavad Briti politseid täielikuks naljanumbriks. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.